Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdrukud 50! Fucking feelings, yo. Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hold no more. Got you something from the liquor store. Little bit of little and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, I don't know what I'm gonna do. I'm crying 'cause I love you. Yes, you. Oi kui õudne, issand, mis inimesed siin on, pange rohkem valgust, ma ei näe neid. Oh my god, kui palju teid on. Issand, ma pean kohe püsti tõusma. Lehvitame ülesse ka. Ülesse ka. Oh, seal on ka inimesed. Mjau. Miks te tulite siia üldse? Te tahtsite minna? Kõik, nägite ära, tšau! Ei, aga aitäh, et te tulite sellepärast, et tõepoolest meil on 50. Hea tüdruk salvestus. Ja me ausalt öeldes ei uskunud, et me nii kaugele jõuame, sellepärast, et ma ei tea isegi, miks ma nii ebakindel olin, et me tegime kunagi sellist podcasti nagu Bitchid, teate küll kellega, ja see läks päris toredasti ja siis tulid väikesed käärid, väike sõda ja mul tehti ettepanek, et ma jätkaksin sellega võib-olla üksinda, kutsuksin endale külalisi ja mõtlesin, kas ma jätkan sellega või ma ei jätka sellega ja kuskilt mingid kanalid avanesid ja mõtlesin, ei, mitte kunagi ei tohi mitte ühtegi vana asja kopeerida või üles soendada või nagu mul tuttavad tihtipeale ütlevad, et oi issand jumal, sel ajal olid nii toredad peod ja seal toimusid sellised asjad ja see oli nii äge. Ei, never ever ära ärata surnut üles või kaeva seda vana laipa sealt kuskilt välja. Ja ma mõtlesin sekundi murdosa ja siis ma ütlesin, ei, ma teen täiesti enda podcasti ja ma ei tea, kuidas, miks ma sinu Piret võtsin äkki. Võt ma ei tea ka. Oleks võtnud Reetu, ma saan aru. Vabandust, meil oli Peeglijutud ka selline välk podcast. Peeglijutud tulid hiljem, ära seleta. Aga meie tutvus hakkas ju peale sellest asjast, mida sulle mõnel korral on häbiväärselt ette heidetud, et tuttavad me olime ammu, aga ajakirjandus... Me ei ole sinuga tuttavad olnud mitte kunagi. Ei ole? Ei! Me kohtume täna esimest korda. Enne podcasti Head tüdruk, me ei ole sinuga tuttavad olnud, sa oled ühe intervjuu teinud minuga ajakirja Tiiu. Ja siis sind mõnitati selle eest, et sa oled juba nii vana või? Jah, et ma käin mingi 50 või 60 pluss ajakirjadele, annan intervjuus ja ma sain sellest kõvasti peksa, kusjuures ma sain peksa podcastis Bitch ja Head tüdrukud nii ei tee, kui me käisime etendusi andmas, siis ma istusin hästi kahe toreda noore tüdruku vahel, nagu tänagi, ja iga kord etenduse ajal ma sain vastu päid ja jalgu. Just sellest, et ma nii vana olen.
aga ma loodan, et teil kõigil on selle üle ainult hea meel, et meie ja siis keegi ma väga võtsin ühe noor. vanema naise enda kõrvale igaks juhuks. et ma mõtlesin, et ma ei taha enam sellesse ämbrisse astuda, et tõepoolest need head tüdrukud nii ei tee etendusi, me tegime 3 aastat ja kõige hämmastavam oli see, et ma ei saanud mitte ainult selle ühe blondi käest ja siis ühe selle musta käest, ma ei pea teid silmas pidevalt selle eest nahutada, et ma nii vana olin, vaid ma sain ka, mul oli hästi tore kaaslane, üks oli Liina Pulges, kes on, ma ei tea, kas ta on 4 või 5 lapse ema. 4 on kindlasti. Siis ma olin ka pidevalt hambus ka temal vanuse pärast ja siis oli Keti Uibomägi oli mul teisel pool. Aga tema on ainuke inimene, kes mind ei ole mitte kunagi alla lasknud. Kõikidest nendest. Nüüd ma pean korra peatama kogu selle asja, sest sul on hambad natuke punased. Ma pean selle kohta ühe loo rääkima. Ja ma olen tõeline sõber ütleb seda. Tõeline sõber ütleb. Ja teate, mis Liina sina värvisid kus juures mul huuled täna ära. Jah. Ja kas sa kohe ei näinud siis või? Sa jõid kogu šampanjat, ma ei näinud su hambaid, kogu klaas oli suus. Liina Pulges tunnistas mulle hiljem kunagi üles, siis kui meil etendused olid juba läbi, ütlesid Anu, et ma sain tohutult suure rahulduse sellest, et sul pooled korrad olid hambad punased ja ma lasin sul etenduse lõpuni niimoodi olla. Et ja ta ütleski ausalt, ma sain sellest rahulduse. No aga ilmselgelt sa ajad ju inimesi närvi sellega, et sa näed hea välja, hoolimata oma kohutavalt kõrgest vanusest, just olen pensionile jäämas. Et siis peab ju olema midagi ebatäiuslik, olgu siis vähemalt punased hambad. Just, et see on nagu kurb. Aga nüüd ma olen enda kõrvale saanud sellist 2 toredat tipsikud, kellega ma ei pea võistlema. Ta on täiesti normaalsed naised. Nii et ma saan siin keskel särada. Ja mul on lihtsalt küsimus, mida mina siin pildis teen? Ei, minul on ka see sama küsimus, et vaatame mõlemad Anule otsa ja las Anu räägib ja meie lihtsalt peegeldame. Just. Ei, te olete mul väga toredad sõbrannad tänaseks, et ma alustan võib-olla Piretist siis, et tõepoolest ta tegi suurepärase intervjuu ajakirja Tiiu ja mind üle pika aja hämmastas see, kui palju või kui sügavuti sa viitsisid nagu minna. Ehk siis minuga tehakse tihti peale intervjuusid, aga need on nagu selles mõttes pealiskaudsed ja mis mind kõige rohkem hämmastab, on see, et tihti peale ma annan intervjuud ja siis ma näen, et intervjueerija, tal on nii sitaks igav, ta on nagu pooleldi vägisi kohale tulnud. Siis ta vahepeal aigutab seal ja mina räägin ja lähen nagu keema ja isegi särama ja tahaks nagu rääkida. Ja siis ma näen, et tal on lõpet. Okay. Et see on nagu kõige kohutavam asi, aga sa olid tõesti oma kodutöö hästi teinud ja see hämmastas mind. Ja sa olid välja kookinud minu minevikust isegi selliseid asju, mis natukene kriipisid võib-olla, natukene ärritasid, natukene hirmutasid, aga see on jube hea tunne, sest see annab selle mingi teatud särtsu. Et selles mõttes sa olid selline ootamatu valik paljude teiste inimeste jaoks ka kus juures. Jah, selles mõttes, et meil on omavahel väga palju või väga vähe ühiseid asju. Tänu sellele, et me oleme nüüd juba peaaegu mitu aastat seda teinud, on meil ühine kinganumber näiteks. Need ei ole minu kingad kus juures. Nii koledaid kingi mul ei ole. Vabandust. Aga jaa. Mul on korduvalt Anu kingad jalas olnud. Tassisin mitmeid 50 korda umbes tassisin oma kingad sulle, sest sul ei olnud kontsa kingi. Häbi, muidugi. Häbi. Aga selles mõttes on hea tüdruk olnud hoopis teistsugune asi, mida sa elus teinud oled. Mitte kordagi ei ole saate jooksul kellegile vahukoort peale määritud, mitte kordagi ei ole väga palju paljaks võetud, aga samas oled sa olnud avameelne ja siiras ja võib-olla avameelsem kui kunagi varem. Tead, et ma ei ole julgenud ühtegi hea tüdruk podcasti järgi kuulata. See on kummaline, nii et ma ei tea, mis ma seal räägin. Ma pean Anne Stiilile minema konverentsile ja
rääkima just, et kuidas ma ämbrisse astun? astusin ja kuidas ma ämbrist välja astusin pärast. Praegu tuli selline déjà vu, sorry. Aga mis puudutab neid kahte, siis mind on kogu aeg hämmastanud, et kui mind on võetud sinna suurte tüdrukute juurde nii-öelda meigiruumi ja kuulates neid kahte, kuidas nad võtavad terve Tallinna meiki tehes väikesteks varuosadeks. Ei, mis sina, Reet? Mina! Et mul on nii kokkuvõttes halb kõik mälu ju, aga noh, mingid seigad jäävad meelde jah, ja siis me arutame oma vahel. Minuga no,, lihtsalt mina ei räägi kunagi kedagi taga. Ja me lihtsalt kommenteerime, me ei räägi taga. Et noh, kokkuvõttes see show, mis toimub ennem seda, kui mikrofonid sisse lülitatakse, on kordades huvitavam, sellepärast te piditegi need peeglijutud ju tegema. Ja ütleme, info liigub ja mina olen ka olnud siis Anu nii-öelda see, kui kuningatel on need testijad, noh, kes testivad toitu vaata enne ja veini ja siis mina testin neid iluprotseduure ja kosmeetikatooteid ja vitamiine, et kui ma nagu väga hulluks ei lähe ja susse püsti ei viska, siis ta nagu ka kohe proovib, on ju, aga see käib täpselt nii. Ja ma lasen Reedul kõik asjad ära proovida, kreemid, igasugused iluhooldused, kõik need asjad ja siis ma vaatan, kas ta läheb kärna või ta ei lähe kärna ja siis võtan ka... Aga meil nagu, mulle sobib see, sest ma olen hästi uudishimulik, mulle meeldib testida uusi tooteid, asju ja seoses oma Buduaari saatega ma saan ka neid kogu aeg erinevaid uudiseid teada ja kuule, muidugi ma ütlen oma sõbrannale, et ma ei ole kunagi selline sõber, kes on nagu, ma ei räägi talle sellest saladusest või ma lähen ise sinna kuskile, ma ei tea, iluhooldusesse ja las ta, ma ei tea, seal nüüd mõtleb, kus ma nii hea naha sain. Et mulle meeldib just jagada, on ju? Jah, räägime sinust natuke. Et sul on Itaalias ja tõepoolest, ja kusjuures tippkokad, ma tean mitmeid, ma tean nagu kohe mitmeid. Ja üks on lühem kui teine, et ei ole baklažaan, et pigem on nagu... Ei, ütleme, kokkadest oli nüüd ikkagi 2. Minust oli 3. Oli 3, kes see 3. siis oli? Ja võt see, mäletad küll. Ja kõigil on üks ühine joon, nad on pisut lühikesed, aga minu meelest lühikeste meestega on alati see tore asi, mina olen vähemalt järgi testinud, et neil on jumala korras see baklažaan seal on ju. Ja siis tuleb Reet järgmisel hommikul niimoodi ja ütleb täitsa pekkis, no täiesti persis. Niisugune. Ja niimoodi järjest. No ja siis öeldakse, et armastus käib kõhu kaudu. Pärast läheme vaatame, kes siin köögis süüa teeb. Ja, aga ütleme, nii palju mul oli küll tõesti, ma pean ütlema, see üks tippkokk, siis ta saatis nagu imelist oliiviõli mulle veel tükk aega Eestisse, et see oli nagu, ütleme, see heastas kõik. Kompenseeris kõik. See kompenseeris, jah. Ei olegi luksusautod vaja, mitte midagi on oliiviõli, see on libedam ja kõik on hästi. Et isegi kui nagu tarkvara ja riistvara ei tööta piisavalt, siis oliiviõlist piisab. Oliiviõli, ei, me peame ulakalt kaunitarid küsima, et mis siis peab töötama, kui ei tööta. Head patareid peavad olema. Kui vahepeal on vaheaeg, siis seal on ulakas kaunitar lett, tüdrukud võivad seal natukene jah, tõepoolest, mis siis töötab, kui on liiga pisik, aga sa oled tõesti väga-väga armunud? Mis siis teha? Mina arvan, ulakas kaunitar teab, on ju? Mis siis teab? Mis asi see on? Kaktus? Verivorst! See näeb välja nagu botaanikaaed. Ei, aga ma olen tõesti mõelnud, et kui mehel on hästi lühike, et kas see piisab, ei filmi seda praegu, teate nüüd, mis? Et kas ta võiks panna kummivööga selle mingi asja külge endale järsku? Kahearulise. Kirti, kuule, on see nii või? Järsku ta paneb endale lihtsalt mingi butafoorias siia, on ju? Ja mängib ära küll. See pole see ikkagi, No aga sa ise oled olnud sellise mehega, kes käis operatsioonil. Ei ole, see oli teie vale alatu laim. Ja lasi endale suurema panna. Ei ole, tal oli loomulikult see. Aga miks see tume oli? Uskuda, et kellelgi võib olla selline varustus. Teil pole olnud sihukest meest. Ei. Tal oli see ulakas kaunitar juba külge opereeritud, tahad öelda. Seal oli selline lugu, et tänapäeval tuli välja, juhtub niimoodi, et kellele on ikkagi väga väike, tore, et siin on nii vähe mehi, et saab opereerida ja on need doonorid, võetakse Aafrikast ka neid doonoreid. Kuhu need pannakse siis, need aafriklased?
mis aafriklased? Kellelt võetakse ära, ma ei saa aru. Aga raha eest, kuule, kui mulle antakse... Mis lugu teil on, siuke loll jutt, no ise te rääkisite, ma kuulasin teie podcastis. Meil oli üks lugu ju, mäletad? No, sina mõtlesid selle välja koos teise minu sõbrannaga. Sest ta oli ele inimene, ta oli tume riist. Ega ta nii ele ei olnud, ta oli itaallane ikkagi. Kuulge, me jõudsime juba nagu varajastel õhtutundidel nii privoorsete teemadeni. Keskendume sinule, et nagu see teema oleks lappama. Ja selleks nagu lappama, et kas on 2 haru või 1 haru. Ikkagi, mina tahan teada, minult küsitakse kogu aeg, kui tullakse minu juurde meiki näiteks. Nad ei küsi seda, et mida, ma ei tea, mis meiki Anu kasutab või mida Anu sööb, mida tema joob, mis ta teeb, et ta nii heas vormis on. Vot nüüd seda räägi siin, et ma ei peaks kogu aeg vastama seda, et see jääb kuskile lindistusse, vaata niiviisi. Minu arvates tema käest küsivad ka need meie vaatajad ja kuulajad seda kogu aeg, selles küsimuses ei ole mitte midagi uut. Seda küsitakse viimased 30 aastat. Mis te arvate? No, limpsid šampanjad, tujud piimavannis, seksid noorte meestega, jood imikute verd, ma ei tea. Lõhe sperma on juusasiga. Söö kassi liha. Mis on sinu saladus? Nagu ma olen kogu aeg öelnud, et söömine tuleks lõpetada peale 40. eluaastad. Täitsa tõsiselt. Päriselt ka. Mida te sööte kogu aeg? Ma saan aru, keegi tellist. Sinu saalis ei ole nii vanu inimesi. See ei ole restoran, see on ööklubi. Mida te nalja teete? Et tõesti, et ärge sööge nii palju. Jooge rohkem. Ei, aga võt see ongi järgmine küsimus. Ta joob ju nii palju šampanjat, et kuidas ta sellest, ma ei tea, paiste ei lähe. Ei ole nagu selline joodiku nägu. Ma ütlen, no võt, et ta joob targalt, et ta joob selle klaasi niiviisi. 2 pudelit ainult päevas. Et no, ausalt öeldes ma ei ole ise ka nagu aru saanud, et kuda moodi see käib. Aga oled sa näinud teda kunagi nagu metsikult šripsis? Selle paari aasta jooksul mina peab tunnistama, ei ole näinud. Šampanja väheneb, Anu ei jää. Siin on inimesi, kes on näinud mind šripsis. Naeravad, nii et kõhud on kõveres. Vaata, ma käin privaatpidudel, väga vabandan. Siin on 2 njuptsikut istuvad siin ees, kes on mind näinud kindlasti igas asendis. Oh, wow! Sa oled meie podcastis midagi varjanud. Laua all ja laua peal ja igas asendis. Et see saladus on võib-olla tõesti selles, et ma avalikult ei joo ennast laua alla või ei lenda siin kõhuli. Et nii tark naine ma olen ja kuidagi muga see seltskond on sattunud selline, et ega sealt eriti midagi välja ei ilmugi. Vaata, tuleb osata ka endale sõpru valida. Vabandage väga. Võt niimoodi. Ei, no ka Anu, kas sa ei leia, et meil on ikkagi nagu olnud ka Reeduga õnnelik noorus, et sel ajal ei olnud pildistavaid telefone, et keegi ütles kunagi, kulla tead, sa oled jumala normaalne inimene, ma guugeldasin siin, ma ütlesin, kulla laps, siis ei olnud Google'it olemas. Nii. Kui palju seda asju juhtus? Ma tulin Eestisse tagasi võib-olla 90ndate lõpust, aastatuhande vahetuses, oli aasta 2000 on ju, seda aastavahetust ma mäletan väga hästi. Ja siis toimusid need rajud peod, nagu võib-olla Studio 54 oli New Yorgis on ju, meil olid siin omad peod, siis tõepoolest ei pildistatud või ei filmitud telefonidega, see oli kõik teistmoodi, aga ma mõtlen, et kui ma nüüd päris ausalt ütlen, ega me väga palju ei joonudki. Me tarbisime puhast armastust. 3 punkti, et see joomine on jah saatanast. Mina olen sellega nõus muide, selles mõttes, et sina ütlesid inimestele, et ärge sööge. Mina ütlen, et ärge jooge ka. Sest pole jubedamaid asju kui purupurjus naised minu arvates. Ja seda küll, aga ma ikkagi olen võib-olla podcastis ka seda rääkinud, et ma tõesti ei joonud väga pikalt, et võib-olla alles 30-ndates hakkasin jooma. Kujutad ette, et kui sa oled teismelise hea ja siis seal 20-ndad ja 30-ndad, sa praktiliselt ei joogi. Siis ema ei lubanud või? Ei, mul ei olnud vajadust, miks ma peaksin jooma. Okei, kui ma võtan klaasikese veini toidu kõrval, isegi see mind ei huvitanud, ma mäletan. Aga siis mul oli jah üks meesterahvas, kellega ma koos elasin, tänu kellele ma hakkasin jooma, nautima veini.
aga ma ei joonud kangeid alkohole mitte kunagi. Ja ma ei olegi joonud peale šampanja, ma ei ole kunagi kas viina libistanud endale sisse või mingi vabandust, kui ma nüüd kedagi solvan, kokteile. Ma ei joo kokteile. Et võib-olla kuskil lõunas ma võtan gin toonikut, et mu kõht haigeks või et mu kõht korras oleks. That's it, et ma ei ole joodik selles mõttes. Aga kõik kahtlustavad, et sa nagu kogu aeg nagu hommikul teed silmad lahti ja hakkad kohe šampanjat. Ma võin hommikuti šampanjat juua, mitte midagi ei juhtu. Mis see šampanja selle apelsinimahlaga, jumala okei. Et see on see, et sa leiad selle mingisuguse oma viisi elada, that's it. Ma söön hästi palju rasvast kala, lõhe, avokaadot. Ärsku see kuidagi siis tekitab siin mingisuguse olukorra, et alkohol ei imendugi minusse. Jaa, ma olen näinud naisi, kes on eluaeg šampanjat ja kõike muud joonud. Nad näevad hoopis teistmoodi välja kui sina. Jaa. Ma kujutan ette, kuidas inimesed ootavad, et ühel päeval sa variseks kokku. Kogu nägu. Kõik on vanamutt, kortsus, kärtsus, käimisraamiga. Just. Kõik ootavad kahju rõõmsalt. Ja ma mõtlengi, et mida siis sel hetkel teha, sest kui ma vaatan maailmakuulsaid staare, keda ma olen jumaldanud ja imetlenud, siis mingil hetkel nad kaovad ju pildist ära. Ja kui nad ületavad selle mingis vanuse, et praegu on meil see Nicole Kidman vist ja Demi Moore on hästi seal piiri peal, nad on minu vanused, Demi isegi vist pisut vanem, ja siis ma tean, et tuleb mingi hetk, ma arvan, kui nad 70 järsku saaks või saavad, siis nad lihtsalt haihtuvad, nad ei näita ennast enam, nad kaovad ära ja neid ei ole enam olemas ja jääb elama ainult see legend, millised nad on kunagi olnud. Et samas ma arvan, et ongi hea, et see printsess Diana suri nii noorelt ära, oli vist 33 või 37 või? Issand, ma ei oska ma ei mäleta, et ühesõnaga, ta jäi igavesti nooreks. Võt, meie peame siin hakkama saama sellega, et elama mingi 70-ni. Nagu ütleb identiteedikabaree Sandrus Vaarik, vanadus on saavutus, tehke järgi, kes suudab. Ja kurb on see, et kui sulle seda vanust pidevalt nina alla õõrutakse, siis mis sul siis muud üle jääb, et ma olen kogu aeg mõelnud, mida ma pean tegema, kas ma pean ära surema nüüd siis, et jääks nagu see kuvand minust siis lõplikult, et näed, selline ta oli, nüüd teda ei ole ja nagu Marilyn Monroe. Vara veel, ma arvan. Et jälle me jõudsime selle kohutava vanuse teemani, et halloo, mis inimestel sellega nagu on? Vananege rahulikult. Ei, no, sellepärast sa ei näe oma vanuse vääriline välja. Aitäh, kallis Reet. Ja sa ei käi riides, nagu sinu vanused naised käivad riides. Aga ma küsin, kas sa oleksid valmis, minul üks hea tuttav kosmeetik räägib, et mingil ajal pole mõtet enam botoxeid, ma ei tea, täitesüste, mitte midagi teha või kes üldse neid ei teegi näiteks on ju, aga siis mingi moment täpselt, kui see kukub see, ma ei tea, 70 või võt siis ringlõikus teha ja that's it. Ja see nagu päästab nagu täiesti päeva, et kas sina teeksid? No ma ei saa ju see öelda, et I never do it, but et ma ei tee seda, aga ma vist ei tee, ma arvan. Sest ma vaatan oma ema ja ma vaatan ja mõtlen, et issand, kui ilusasti või kenasti ta on vananenud, et vahepeal läks nagu paksuks, siis me sõimasime teda õega ja nahutasime, siis ta lõpetas söömise ära ja nüüd ta on selline ilus piitspeenikene 50-60 kilo ringis, jumala hea näeb välja, et ma kui ma oma ema vaatan, siis ma arvan, et ma ei teeks ringlõikust. Et ma ei teeks ka enam botoxit sellise tempoga, nagu siin inimesed teevad, et ei, et siin hoopis teised vahendid, selle jaoks läheb natuke rohkem raha vaja. Tegelikult see botox on kõige odavam viis üldse ennast ilusana hoida. Et see, mis ma teen ja käin iganädalaselt massaažis või näotrennis nii-öelda, lasen teha igasuguseid asju, ma arvan, et see on palju olulisem. See on kallis ja ka hästi söömine on väga kallis, et sa sööksid tervislikult, see on ka kallis. Ehk siis, ja kui see on väga kallis,
siis sa sööd ka väga vähem nagu, on ju. jah, On ju loogiline. loogiline. limpsid natuke kaaveri. Ja ma ei joo odavat alkoholi, ma joon kallist šampanjat, kuigi siin oli üks noormees, see tõi mulle kremaati enne, sa vastik mees. Ma arvan ka see, et kui sa harrastad sellist kallimat lifestyle'i, siis sa ka kulutad või vähem või kuidagi sa nagu püsid nagu kvaliteetsemisega. Just me arutasime ükskord oma õega, et kuule, et sul on tõesti see ka vedanud, et sa ei pea nii palju muretsema, et mis ma näen suurem osa Eesti naisi, et nad kogu aeg muretsevad kellegi pärast, kas laste pärast, enda pärast, meeste pärast, töö pärast, aga sul kuidagi praegu, noh, see on sinu enda... Mul on mehed kõik, üks mees on vanadekodus, kaks on surnud. Sa oled osanud korraldada. Mul on kõik hästi, ma olen kõik... On paika pandud. Kõigepealt sa tegid miljardärist miljonäri, siis panid ta vanadekodusse ja nüüd naudid vabadust. Ma ei pannud meest vanadekodusse, ta oli lihtsalt vana. Et sellepärast ma noortele naistele soovitan, et ärge üleüldse kirtsutage nina selle peale, kui noor naine võtab seal 20 või 30 aastat vanema mehe. See on jumala okei investeering. Võtad selle venna, oled taga koos. Ma just täna mõtlesin, et minu mees oli täpselt sama vana kui mina praegu, kui meie tuttavaks saime. Ma arvan, et ma olin 26 või 25, isegi 26 vist. Ja tema oli sama vana kui mina. Ja mõtlen, kas ma olen praegu vana? Ei ole. Ma võin vabalt võtta 30-aastase mehe. Mul ongi 32 aastat. Vabandust, ta sai juba 34 juba. Et see on täiesti okei. Aga nüüd sa peaaegu lahendasid selle teise küsimuse ära, mida Reedu käest kõik küsivad. Jaa, ma joon noorte meeste verd. Jah, pigistan nendest välja. Et jah, olge vanemate meestega ja minu meelest see on täiesti okei, sest et sellist elukogemust ja sellist põnevust ja okei, raha on ka loomulikult oluline, sellepärast et sellises vanuses mees suudab igasuguseid asju teha, reisida, briljante osta sulle, kasukad ei ole enam moes, on ju, auto osta, korteri hankida sulle. See on investeering samamoodi, nii. Siis loomulikult ta vananeb ees ära, siis ta jõuab sinna, kuhu ta jõuab, mõni jõuab vanadekodusse, mõni sureb ära lihtsalt, on ju. Ja siis sa saad hakata elama seda elu, mida sa tahad elada. Mida sa tahad, võtad siis noore mehe, 30, raha tal pole, no mis siis? Vahet ei ole ju enam, kõik on hästi. Nii lihtne on see skeem. No jaa, aga vaat sinu puhul ma arvan, see ei ole nii lihtne enam, sest vaata, sa oled nii tuntud ja isegi vahest mina olen seda varju tundnud, et kui sa oled liiga palju meedias, sa oled liiga kuidagi esil, sul on mingi selline märk pandud otsa, et sa oled selline natukene võib-olla julge meeste suhtes veidi selline kärts ja nad ei julgegi sulle läheneda. Kas sa seda oled tundnud? Või sa oled tundnud ka, et sind kasutatakse mingil moel ära, et enda nagu, ma ei tea, seal staatust tõsta? Mitte staatust tõsta, aga ma olen tundnud nii ja naa, täpselt nagu sa ütled, et mehed kardavad mind loomulikult ja teine asi on see, et mõned mehed siis tahavad oma sõpradele näidata, et näed, kelle ma murdsin. Aga see on nii naljakas, mulle need mängud meeldivad, sest ma lähen mingi teatud piirini ja siis ma teen niimoodi, võtan nagu... teen, et selles, ma ei lähe lõpuni kaasa, et ma täna tunnen, et mitte keegi ei suuda mind ära kasutada. Et mängud mulle meeldivad, aga kui ma näen, et nad lähevad üle piiri, siis ma teen sellele punkti ja Eestis ma tõesti ei saa endale tõenäoliselt meest ja kas ma tahangi? Aga miks sul teda vaja on? Ja, et ma mõtlen, et kas mul on vaja, et ma lähen kellegiga kuhugi välja. Mul on olnud, kuulake podcaste, võib-olla ma olen rääkinud ka, mul on olnud siin-seal neid suhteid, aga ma näen, et kui me läheme koos välja, siis see on puhas piin inimese jaoks, kes ei ole tuntud ja ta peab mu kõrval olema. Ja ma näen, et
ükskõik kui palju ta mind ka ei armastaks või kui tore meil muidu koos ei oleks, tal on piin see, et teised vaatavad mind, võib-olla meid pildistatakse, me ei saa avalikele üritustele minna, et mul pole seda vaja, noh, siis ma lähen Soome. Ja niidad vikatiga seal mehi. Ja Soomes, kuna ma Soome meestele nii väga meeldin, see on täiesti uskumatu, ma ei tea, ma olen täiesti Soome meeste magnet, siis ma olen sellega väga rahul. Ma tegin Soomega ühel hetkel nagu 1-0 ka, et mingi 10 aastat tagasi ma tegin ühe koleda asja seal paugu, et minust nii palju ei kirjutataks, mis tähendas seda, et see oli selles mõttes teadlik, et ma ei taha, et kui ma seal ringi liigun, et kõik inimesed mind ära tunneksid. No muidugi nad tunnevad, aga mitte nii palju kui võib-olla 10 aastat tagasi. Ehk mul on suhteliselt safe olla Soomes, eriti kui ma ei pane endale meiki pähe, panen juuksed natukene, ajan sassi, panen nokamütsi pähe, olen nagu Soome eit, jalad on natuke liiga pikad võib-olla Soome naise jaoks, aga... Kuule, seda maskeeringut sa ei suuda eladeski läbi viia, sa pead muutuma vaikselt muumitrolliks, et sul on madal king ja dressipüks. Tuleb. Et ega selles mõttes saab hakkama, aga Eestis ma võib-olla tõesti ei viitsiks nagu, ma ei teagi. Et vaata, mis kummaline lugu, me võime ju selle siin ära rääkida, et ma ei hakka meeste nimesid nimetama, üks lahe seltskond mehi oli, väga tuntud, nende seas oli poliitikuid ja igasuguseid muid tegelasi ja nendel on nagu väga šikid ja toredad naised, ma ei hakka nende nimesid ka praegu nimel. Naised võiks ikka nimetada. Me ei ole piisavalt purjus, muidu ma ütleks nende naiste nimed välja, aga võib-olla ma õhtu lõpuks isegi ütlen. Ja seal oli ka, osad olid vallalised mehed ja nad olid hakanud omavahel rääkima ja keegi oli öelnud, et okei, et kuule, et vaata, et Anu on ka vaba nagu, et sobiksite jube hästi kokku. Mis oli jumala tore, see on hästi kihvt mees, olen ka vaadanud selle pilguga teda ja kujutage ette, mis see harakate kari siis seal seltskonnas naised, kes seal olid siis samas seltskonnas, nimesid ma veel ikka ei nimeta, aga nad on väga tuntud naised. See tuleb teises vaatuses. Just, ja kujutage ette, mis need naised ütlesid selle peale, et Anu Saagim, ta on ju lesbi, ta käib selle Reet Ärmatiga ju. Täpselt, kogu aeg mina pidi koos. Et me oleme paar nagu, okei, väga tore. Ja see kuulujutt vaata jõudis meieni. See jõudis minuni läbi minu sõbrannade. Sest ma olin nagu, oota, mis asja. Ja mehed olid hakanud ka vist ütlema, et mis asja. Ja siis need naised olid öelnud, muidugi on. Kes käivad rõõmsa näoga, käisid minul meigis, olid väga naeratavad seltskonnas. Ja oligi korras. Niiviisi käib see tühistamine. Meid tühistati. Ma olin nii närvis. On ju, niigi raske on 45 pluss leida mingit peigimest üldse Eestis, üldsegi. Aga siis veel nagu siuke jutt ka. Ja Reedu läks eriti närvi veel sellepärast. Ja kusjuures ma imestan, et vaata, ma lõin käega, aga Reedu võttis kätte. No sest mul pole veel parandus käest. Sul on kõik 3 lahutust, pangaarved täis pungil, kinnisvarad, mul 0. Ja siis nagu nullitakse täiesti ära veel. Ja Reedu võttis julguse kätte, ma tõesti imestan ja kummerdan. Ja sa kirjutasid nendele naisterahvastele eraldi ja koos ja ütlesid, et sa põhjendasid ära, ütlesid, et see on alatu, see on julm ja see ei ole nagu normaalne, et selliseid jutte levitab. Mis teie elu üldse on? Et kas teil on igav või on teil, mehed on nii koledad ja siis te peate nagu mõtlema mingid koledaid lugusid teiste kohta välja ja mehed on kusjuures koledad neil, jah. Ühel ei olnud siis ei olnud, aga nüüd on sellel mehel võt selline. Täpselt, jah. Oota, kas ma pärast kuulen, kes selle... Teisel oli ka kole nagunii, et kannatavad seal vaikselt, on ju, et ma ei kujuta ette, kui palju nagu sükest viha peab nagu teise naise vastu olema, et sa hakkad nagu selliseid asju rääkima. Aga mis seal salata? Ma arvan, selliseid keisse, mingitel teistel teemadel juhtub kogu aeg, et see kadedus on kahjuks naiste vahel. Naiste vahel on see eriti vastik. Eriti vastik. Ma ei ole kuulnud, et mehed niiviisi teist meest räägiks taga. Kuule, see on homo. No täpselt, ei ole ju. Minestus juba. Kas me ütlesime kellegi kohta midagi kohta? Räägitakse küll sisterhoodist ja kõigist sellest, aga kõige suurem naisterahva vaenlane on ikkagi teine naisterahvas, mina arvan küll. Et kõige jõledamaid lugusid tuleb ikka naiste suust.
aga no samas sinul on nagu suurepärane vastupanuvõime igasugustele kuulujuttudele ja asjadele, sa lähed nagu vahenuga läbi või sind absoluutselt ei huvita, mis sinust räägitakse. Sa ei jää koju patja nutma, järgmine hetk oled juba laua peal, tantsid. aga mis see mulle korda läheb, sest need inimesed, nad vaadaku ise peeglisse, mul on kahju nendest isegi nagu, et ma ei tea. No võib-olla ka kõige hullem vastikum asi on see, kui mingi lähedane sõbranna lööb selles mõttes noa selga, et ta võtab su mehe ära. See on kurb ainult. Ja meil oli natuke ka kordus see, nagu see, et üks sama sõbranna, siis Anu ütles, kuidas see nii loll oli, see sama reha otsa astusid. Aga no, mul oli see õigustus, et ta ei olnud nii minu mees veel. Me olime 3 päeva ainult deitinud, on ju. Noh, okei, ta tuli mulle külla Itaaliast ja kõik ja puha, aga siis aga ikkagi see muster nagu jätkus. Aga ma andestasin, ma olen andestanud kõik, et that's life, et midagi pole teha. Kõige kurvem on see, et kui te saate mõne mehega, kui mul on ka mõni tore mees Soomes või kuskil Itaalias või Hispaanias või... Ühtegi meest ma pole sul näinud. Ja, siis ma ei võta, esiteks number 1, ma ei kutsu neid Tallinnasse, never ever. Vaadake, kui palju ilusaid naisi on Tallinnas. No kuule, see on enesetapp, kui ma kutsuks mõne nendest siia, see ei ole okei. No ma ei ole sellist. No sind ma veel usaldan võib-olla, aga kuula, aga teine asi on see, et ei kutsu siia, aga ma lähen dinnerile isegi kui see inimene tuleb siia, ma viin ta sellisesse eksklusiivsesse teise kohta ja ma ei kutsu kunagi sõbrannasid kaasa. Sinu viga on see, et sa saad kellegi kihvti mehega tuttavaks, siis sa võtad ka oma karja sõbrannasid kaasa. Ma ei tea, mis asi see on. Kas sa, kellele sa tahad nagu näidata? Kas sa tahad sõbrannadele näidata, et vaadake, kui tore mees mul on, mis on täiesti okei ju tegelikult. Või sa tahad sellele mehele näidata, et vaata, kui lahedad sõbrannad mul on. Jah, pigem nii ikkagi. Just, aga seda ma olen sulle ka 10 korda öelnud. Palun ära tee seda. Kui sa lähed teitima, te ei ole 3 päeva, 3 nädalat tuttav, sa ei kutsu oma sõbrannasid sinna kaasa. Rahu, tehke omavahel, jahmerdage, saage tuttavaks, kiinduge teineteisesse, las see lõõmab see leek. Hilja juba läinud ja see rong ja nüüd pole enam kutseid ka. Oota, aga nüüd on see kõik vaibunud, et mitte keegi ei süüdista teid enam selles, et teil on omavahel lesbisuhe või? Õnneks praegu seda pole, me oleme nii vanad juba, et me ei ole 2 vana lesbi. Me ei ole nii ohtlikud enam, vaata. Just siis me olime natuke ohtlikumad vist. No aga samas, kas ei ole mingi osade härrade märg unelm, et neil on tutvusringkonnas nagu paar, keda nad saavad pealt vaadata? No seda kindlasti võib seda juttu ka levitada, jaa. Ei no minu arvad, see just tõstaks aktsiaid, mitte kahandaks neid või kuidas? Oh my god, nüüd mul tuli küll idee, üks raha idee. Me peaks OnlyFans konto tegema. Ma tean, muidugi, seda mulle mitu korda. Ma räägin, Härrad juba plaksutavad ees. Lõpuks ometi mina saaks ka rikkaks. Suures ma pean teile ütlema, minul on Soomes sõbranna, jumala normaalne naisterahvas, minu vanune. No võib-olla on 2 aastat noorem. Ja päriselt ühe hästi kihvti butiigi omanik, saab suurepäraselt hakkama, kõik on hästi. Ja ta tegi vist 4 aastat tagasi selle OnlyFansi konto. Ta on kogu aeg mulle peale pressinud. Anu, teega. Ta on miljonär. Aga milline ta nagu välja näeb? Ta on ilus, ta on nagu nukukene, okei, ta on tuulinud. Oota, aga mis kohta ta müüb endast parema jalapilti? Ei, ta müüb ilus, ta on ilus. Tal ei ole ka midagi pornograafilist. Ma olen vaadanud, tal on ilusad pesuspildid, tal on ilusad seksikad poosid, lihtsalt tal on oma vaatajaskond, oma fännkond. Ta päriselt ta isegi ei häbene seda. Minu meelest teenis 700-800 000 eurot eelmine aasta näiteks. Mul on nad söövad see Eestis ära, kui nad avastavad, et sul on OnlyFansi. Mis sa arvad, et meil ei oleks vaatajaid? Täitsa pekkis. Me praegu võtaks ennast pesuväele. Nii, me peame nüüd kõigepealt selle konto registreerima. On ju? Aga me peame siit ka ära kolime, sellepärast, et kujutad ette, mis siin lahti läheb, siis milline möll. No aga rohkem raha ju.
mis veel vahet Ei, no on? aga mis seal võtke- vahet on, kui raha no tuleb? mis vahet on, kus kolida, et kokkuvõttes te võite ju globaalselt oma pilte müüa või? Täpselt, see on ju rahvusvaheline. Ma ei tea, kuidas me küll sinna püünele pääseme, aga Ärge tehke. aga kas kellelgi on olnud samalaadset? Kindlasti on, aga keegi ei tule rääkima. See saab ekstra auhinna meilt, Just. kui keegi julgeb tulla välja. sellel on punane nupp on tooli all. Jah. Nii, aga ümbrikud on leitud. Jah, nii, Mis see on? aga kus on meil kingitus? Meil peab, minu see, see, Issand. issand, see on nii raske, mingi maksipoekott, see on see XXL Maximast. Nii, Anu, palun, sina, mis mina, ma olen jälle siin nüüd pean, nii, palun, issand, ma ei hoia seda, kuidas. Vau, no see on tõesti imeline. Okei, aga me peame väikse vaheaega, sööge jooge ja siis me jätkame oma teemadega. Ja mõelge küsimuste peale, sest et see, kes küsib küsimuse, äkki saab mingi auhinnaga. Saab ka auhinna. Jah. Teeme nii. Aitäh! Et kuulge, meil on üks kurb jutt teile nüüd. Oota, ma jagan enne paar šampanjaklaasi välja, sest meil on liiga palju. Nii, kes tahab šampanja? Ei ju, oota! Ma pidin minestama praegu, et keegi ei taha šampanjat. No, issand jumal. Nii, okei. Meil on üks kurb jutt, me oleme terve selle hooaja, nüüd 6. hooaeg on meil Hea tüdruk podcastides. Ja meil olid Sinisuka raamatud ja tead, Piret, ühesõnaga meie podcasti toodi, palju neid saateid on meil nüüd 6. loo ajal olnud? 8. 8, no oli 8 kuni 10 raamatut ja need olid nii kohutavad lood naistest. Ja see on valge raamatusari, mida Sinisuk teeb ja need olid päris elu lood. Just, ja sina lugesid enamuse läbi, mina lugesin vähem, sellepärast ma ei suutnud lugeda, sest ma ei suuda vahepeal lugeda selliseid õudseid asju, mis maailmas toimub, eriti naistega on ju. Nii, sina lugesid ära see viimane raamat, mis selle nimi oli? Kõik teadsid, see oli lugu incestist ja perevägivallast, kus ühte tüdrukut hakati siis juba 12-aastaselt kodus kasuisa poolt ahistama. Aga need lood olid kõik üsna tähelepanuväärsed, teised ka, et noh, kuna igas inimeses on peidus lugu, nagu sinagi plaanid ju kirjutada üks hetk eluraamatu. Sellest me räägime Sinisukast. Räägime eluraamatust natuke. Keegi pillas juba klaasi maha selle peale. Ja ära pane tähele. Ja siis, aga ma andsin need raamatud lugeda ka oma emale. Ja ma mõtlesin, et kui tema närvid vastu peavad, et siis järsku mina julgen ka lugeda. Ja ma lugesin nendest läbi, ma arvan, maks 4 raamatut. Ma sain Cristiano Ronaldost lugesin läbi, see oli ka nagu täiesti uskumatu story, ma soovitan lugeda tema lapsepõlvest ja siis te hakkate nagu mõistma tegelikult, mis selle mehe kuvandi taga on. Aga ma tahtsin selle looga jõuda sinnamaani, et kui, kas see on vajalik üldse selliseid jubedaid filme vaadata ja siis selliseid nagu raskeid raamatuid lugeda ja sina oled nii erudeeritud ja tark inimene. Sorry, et ma sinu nüüd kõrvale ja Reedu jätan. Ma olen ainult meikar ju. Inimingede insener ikkagi. Kas see on üldse vajalik, sest et vaata, mulle on mitu korda öeldud, on ju, Anu, kirjuta oma eluloo raamat, on ju, miks sa ei kirjuta oma eluloo raamatut? Ja siis ma olen siia-sinna natukene mingeid tükikesi või killukesi visanud, on ju, et seal on olnud koledaid ja vastikuid lugusid. Ja kui ma tunnen, et ma ei suuda ausalt lõpuni nendest rääkida, siis nagu justkui ei ole mõtet kirjutada seda raamatut. Noh, mida ma kirjutan seal mingid roosamannad kokku? Aga kas on üldse vajalik rääkida nagu sügavuti kõik need lood ära, sest ma olen jumalast kindel, et isegi siin saalis olevatest inimestest, no igaühel on mingi trauma, välja arvatud Reet Tärmas kusjuures. Ma räägin hästi kiiresti tema loo ära, sa ei pea midagi rääkima, ole vait, joo šampanjat. Mul on nii palju lugusid ei jõua ära kuulata. Sul on meestega lood, mis on traumaatilised, aga lapsepõlv on sul ideaalne, on sealt kalamehe perekonnas kasvanud, sul on tore perekond olnud, te käisite kogu aeg merel ja sinu kõige traumaatilisem asi võib-olla, mis asi on see, et kui te võtsite võrgud merest välja, siis sa pidid neid niimoodi. Aga see oli ka draama tegelikult, noh. Aga kui see on draama, siis
siis sa ei tea, mis draama on. siis sa ei tea, mis draama on. Ühesõnaga, number 1 küsimus, kas see on oluline, et me räägiksime need lood ära ja lõpuni ausalt või ma kaevaksin nagu hästi sügava augu kuhugi, mataksin need kõik asjad sinna ära, nagu need ei olekski olnud. No aga kokkuvõttes me oleme ju kõik need, kes me oleme tänu sellele, mida me oleme läbi ära elanud. hakka seda ümmargust ei ole või? Ei, see mind ei huvita. No kas oled ka selle... Ei kuula, ma vihkan kõige rohkem seda asja, kui öeldakse, mingi hästi kuulus inimene ütleb, aga ma muidu ei oleks jõudnud täna siia, kus ma olen, kui neid dramaatilisi hetki minu elus poleks olnud. Fuck you, nagu tõesti. Mine perse, oleksin jõudnud ja palju kiiremini, turbokiirusel. Või teine variant, sa oleks jõudnud sellest hoolimata. See oleks ikka absoluutselt, sest ma olen ju jäär ja ma olen selle mehega ühel päeval sünnipäev, kes seal praegu oma naisega kudrutab. Meil on 9. aprillil sünnipäev koos, murr, ja me oleme mõlemad jäärad. Ma ei võta su meest ära, ma luban. Et ühesõnaga, ma ei usu sellesse. Et peab ära rääkima? Ja ei, mitte sellesse, et me peame kogu aeg suplema selles, et issand, kui õudne, mind vägistati ja siis mind kasutati ära ja siis mind peksti ja siis mul oli kohutav lapsepõlv. What the fuck oli, läks mööda. Täna ma olen siin, kus ma olen. Ma arvan, et kui mul ei oleks seda sitta lapsepõlve olnud, ma oleks ikka siin olnud, kus ma täna olen. Ega see ei teinud minust selle, kes ma täna olen. Sündisin jäära tähtkujus. Kurat, ma olengi selline, lähen läbi kivi seina kas või. No ma ei hakka mainima, kes kõik veel on jäära tähtkujus sündinud. Et ühesõnaga, kui oluline on selliste lugude ära rääkimine või mitte rääkimine? Teine asi on see, kuidas sa neid esitad ja kuidas sa sellesse suhtud. Et kas see on sinu elu tragöödia, draama, sa tunned ennast õnnetu ohvritallena või see on see, mille pealt sa oled edasi läinud, võidelnud ja saanud tugevamaks, saanud selleks, kes sa oled. Sul ei sobi jälle või? Sa oled väga jonnakas. Ma ei saa aru sellest, ma ei saa aru, sest et ma jõuan selleni nüüd, et tõesti, et meil nüüd podcastide vahel inimesed saadavad küsimusi, kirjutavad meile ja seal on üks enim esitatud küsimus, ongi see, millal sa kirjutad oma eluloo raamatu, sest ma olen nagu andnud väikseid tilgakesi, on ju, et ma olen öelnud, et mul on väga õudne kasuisa olnud, kelle pärast ma olen peaaegu nagu aknast alla hüpanud, on ju, kes tappis mu koera ja kes tegi igasuguseid muid õudsaid asju, siis on mu elus olnud mehi, kes on üritanud mind ära vägistada, mõni ongi vägistanud, ja siis, et ma mõtlen, et kui ma need kõik asjad seal raamatus ära räägiksin, kas ma siis saaksin kuidagi puhtamaks või kuidagi nagu, et ma siis nagu, nüüd ma rääkisin kõik selle ära, nüüd ma panin selle siia kõrvale, nüüd on see tehtud ja siis ma lähen nagu helgema ja nagu paremana edasi siin elus. No aga mina vaataks, et sa oled nii julge, et sa tuled sellega välja ja sa ei jää nagu selle vaikse ohvri rolli, vaid sa annad ka teistele ohvritele võimu rääkida neist asjadest, et see on jälle teistpidi hea, et sa astud nagu välja, sa ei häbene seda, sest reeglina on see, et inimesed nagu kardavad rääkida neist asjadest, et nad kuidagi on süüdi. Häbitunne. Jah, häbitunne. Aga nüüd tänapäeval järjest rohkem ei ole ja ma arvan, see oleks nagu just see efekt. Aga tead, mis ma avastasin kõige kurvema loo selle asja juures, siis ma ei taha seda õhtut nii kurvas toonis rääkida. Aga ma ikkagi räägin. Et ma vahepeal avastasin, et kui me alustasime neid podcaste päris alguses, siis ma rääkisingi sellest oma kasuisa teemadest ja kuidas need päriselt siis noort tüdrukut traumeerisid. Ja siis ma ühel hetkel vaatasin, mul on poolõde, on ju, kelle siis isa oli siis minu kasuisa. Ja siis ma vaatan oma õele ühel päeval otsa ja ma saan aru, et midagi on valesti. Ja ilmselt siis, kas ta oli lugenud, vaadanud või keegi oli talle hea sõbranna nii-öelda oli ette kandnud, mida ma podcastis olin rääkinud. Ja ma ei ole kunagi suutnud oma õele rääkida võib-olla, kui palju tema isa on minusse traumasid jätnud ja haiget teinud. No miks ma peaksin õele seda rääkima, on ju? Tema ei ole ju süüdi, tema oli väike titt, kui ta sündis. Meil on 15 aastat vanuse vahet. Aga kui ma vaatasin talle otsa, siis ma sain aru, et ma olen ta isast rääkinud mingeid selliseid asju, mis tal on väga-väga haiget teinud.
ja siis ma sain äkki aru, et ma ei taha mitte kunagi eluloo-raamatut kirjutada. See ei ole mitte see, et ma räägin iseendast, et mul on julgus midagi rääkida, vaid see on see, kui palju haiget ma teen enda ümber olematele inimestele. Ehk siis, see kasuisa, kes haiget tegi, on surnud tänaseks küll ja ta suri koletusse surma. Ma isegi ei hakka seda praegu rääkima, sest ma kardan, et mu õde järsku vaatab seda podcasti ka või keegi kannab talle ette, on ju. Et ta sai nagu oma karistuse kätte, aga see on ikkagi nii õudne, et rääkides endast kõik ära, teed sa võib-olla haiget oma emale, kes valis siis sellise mehe, on ju. Ja nagu sa ütlesid, kuidas see raamatu peakiri oli, kõik teadsid. Ja ma olen vist seda isegi maininud, mu ema ju teadis. Ta ei teinud mitte midagi. Ma teen ka emale haiget sellega, ma teen oma õele haiget sellele, ma teen oma õe lapsele haiget. Mõtle, kui suur on see ring. Aga võib-olla sa mingid teised inimesed just vabastad sellega. Aga ma päästan teised inimesed ja oma inimesed ma nagu siis tõmban nagu täiega alla. Ja sellepärast ma siin ka lühike vastus, ma ei saagi oma eluloo raamatut kirjutada. See ei ole ainukene asi, on ka palju muid asju. Ja paljusid inimesi, kes on sellega seotud. Aga teate, mis on üks läbiv punane joon kõigi nende asjade juures? Kõik need inimesed, kes on mulle elus haiget teinud, nad on oma karistuse kätte saanud ja see on päris õudne, sest ma olen järjest vaadanud ja ma ei taha öelda, et ma olen sellest rahulduse saanud, aga mulle tundub, et ma nagu, kas on siis inglid või on jumal või ma olen oma revanši saanud. Need inimesed on oma karistuse kätte saanud. Ja ma ei julge ka kellelegi öelda, et issand, ma nagu vaikselt õõrun selja taga käsi, ma ei julge isegi käsi siin õõruda. Nad said selle karistuse kätte, aga nad tegelikult on selle kätte saanud. Paljud nendest on surnud ja mitte väga meeldivasse surma. Issand, kuhu me oleme jõudnud, mis õudne! Kõik inimesed nutavad juba, et võib-olla lähme mingisuguse muu teema peale. Räägime millestki muust. Kuidas rikas mees rajalt maha võtta? Et jah, nii see on. Selle me tahtsime ära rääkida, sest see oli seotud nende Sinisuka raamatutega, mida ma kahjuks kõiki ei julgenud või suutnud lõpuni lugeda, aga inimesed, kellele sellised stoorid meeldivad. Aga ma arvan, et me võime siin kohal ju täiesti korraldada rahvaküsitlus, et kes tahaks lugeda Anu raamatut, kui Anu kirjutaks eluloo? No, minu arvates on, ma näen ikkagi tubli pool käsi, aga kas nad tahavad lugeda kurba raamatut või seda, kuidas Anu on ellu jäänud kõikides oma eluvõitlustes? Ma kirjutan selle valmis ja siis, kui ma olen ära surnud, siis see avaldatakse. Sest teie olete ju nii noored, mina olen teist poole vanem. Nii et teil on huvitav lugeda küll. Aga see selleks. Kõik. Aga lähme põnevamate ja lahedamate teemade juurde nüüd. Ma saan aru, et kõik, mis ma sinuga koos olles olen õppinud, on see, kuidas ennast väärtustada. Selles mõttes, et minu arvates ma mingi 3 aastat tagasi mingit šampanjat ma küll ei joonud, ma arvasin, et see on midagi kohutavat. Ma ei suutnud ka nagu maniküüris käia, ma ei kandnud kontsakingi. Võib-olla naistel on sinult väga palju õppida, et just seda, et glamuur ei kurna. Ja ise ei tohi endale jalga tulistada või mis sina arvad, Reete? No ma tegelikult olen ise ju selle glamuuri sees kogu aeg ja loon seda võib-olla ka glamuuri. Ja siis vahel juhtub nii, et kingsepal ei ole kingi tihtipeale. Et ma ei jõua nendesse küntesse ja ma ei jõua sinna juuksuri ja ma ei jõua sinna kosmeetiku juurde. Aga kuidagi saab ikka hakkama ja põhiline on see, et sul on head spetsialistid. Et ma arvan, et nii minul kui Anul on vedanud sellega, et isegi kui seda aega napib, siis sul on oma kindlad inimesed, meil on väga hea juuksur, ühine. Kahjuks küll, jah. Jah, kahjuks küll, aega nii raske on seada, aga ta on suurepärane. Meil oli ka ühine massöör ja selle loo ma pean ikkagi ära rääkima. Ma ei taha sellest rääkida. Minul on ta siis siiamaani 10 aastat just me väga tore, ja tundub, et mõjub hästi. Oota, sa lõid Reedu massööri üle, või? Tema nimi on Gennadi. Tema on natuke Mongoolia, on ju? Jah, mingi Kaukaasia. Natuke siuke. Võsesarnad kõrged. Natuke nõiamoodi. On. Šamaani, nagu šamaani stiili. Nagu urr selline. Nii, minul ei ole mitte midagi. Lähen sinna
viskan laua peale, blackout. midagi ei mäleta. Ja, võtan tellin tavaliselt 1,5 tundi, massaaž läheb 2 tundi. Tõusen üles, aru ei saa, mis on juhtunud. Aga nagu uus. Tõesti, lähengi musta auku täiesti tõsiselt. Aga mis Reeduga ma juhtus? täitsa paneks kaamera vahest sinna, et mis siis toimub sellel ajal, kui sa lähed blackoutis, ma ei taha muidugi mingit mis juhtub Reeduga, tahaks ma teada? No minuga juhtus see, et ma ei tea, kui paljudel naistel on sellist kogemust olnud, et no täitsa lõpp, ma võib-olla ise andsin valed signaalid, nagu ikka juhtub siin elus naistel, on ju, et sa kannad liiga lühikest seelikut või sa oled liiga lahtise dekolteega. Sul ei olnud aluspükse. Massaažis ju paljas. Mitte selles, tead, ma olin liiga laadna, ma olin taaga nagu hästi suhtlesin, noh, kuna ma räägin vene keelt hästi, siis me rääkisin vene keeles, ma tegin nalja, ma olin hästi selline nagu sõbralik. Ja vaata, ta sai võib-olla valesti aru minust, on Aga ju. mis ta tegi sulle ja siis? siis ta hakkas rääkima, kui hea ta ikka ka voodis on ja kaua vastu peab. No, see on nagu viimane asi, mida sa saad massaažis nagu Ei kuulda. rääkinud, mulle ta ei ole kunagi rääkinud sellist. I wonder why, noh, ma ei tea, ta ei julge, ta kardab sind kuidagi võib-olla, sest sa ei räägigi temaga, aga vaata mina nagu läksin nagu vale natuke tema vajutab minul mingeid selliseid punkte, nagu ma just ütlesin, et ma olen täiesti black. Kus sa tead, mis sinuga juhtub? Ma ei ole kindel, mis ta siis teeb suga sel ajal, aga noh, ma las ta olla. Aga mul on ka varem juhtunud massaažis igasugu imelik asju, et küll mul tuli, noh, läksin ühte pimedate massaaži, et noh, väga hästi teevad, neil on need, ma ei tea, 7. meel on ju, või mitmes meel. Ja siis ma olen seal laua peal, nii, siuke, noh, natuke keskeast vanem meesterahvas. Ja siis ongi, hakkab tegema niiviisi nõnda, siis järsku võtab särgi ära. Sinult või? Mitte minult, ma olin juba peaaegu paljas. Siis püksid jalas, mul püksikud. Ja võtad, siis võtab enda see, mul on pala pea. Siis hakkab, noh, siis nagu hõõrub ennast minu vastu ja niiviisi, mis toimub? Noh, et ma tulen nagu pimeda juurde massaaži ja siis nagu selline asi. Ta ei näe ju, kuhu ta hõõrub. No ja ka jälle suke ebameeldi kogemus. Oota, aga kes kellele siis pärast maksis, ma ei saa aru? Eks ma ikkagi maksin nagu tubli trukk ikka, aga enam ma sinna ei läinud ja ka ükskord oli mul ka, et väga hea üks kolleeg soovitas, läksin massaaži ja jälle tuli selline teema, et kõik algul väga hästi tegi, väga head spetsialistid ja siis järsku ühe massaaži see on siia lõpus, toob mulle raamat, mis raamat see on siis? Kamasutra raamat. Hakkab muga vaatama. Ma ei tea, kas ma tundud, et ma olen nii hädas või, et nagu pole meest või pole nagu action. Ei, teate, massööridel on selline, vähemalt minu massööridel on küll selline tunne, eriti need, kes on teinud veel seda jalatalla, seda refleksoteraapia. Just. Ta ütleb täpselt kusjuures ära, millal ma viimati seksisin ja kas ma sain seksi ajal orgasmi. Suudab ära öelda, jaa. No sa ise mäletad, miks sa pead selleks massööri juurde minema? Ei, aga ta lihtsalt ütleb, et oi kui kurb. Kes see Skenadi või? Ei, mul on veel massööre. Jalataldadel on eraldi massöör, kehal on eraldi, näol on eraldi, peale on eraldi massöör. Vaata, kus on naine vaja. Ja jalatalla massööri juures ma käin eraldi ja see on mulle kusjuures öelnud niimoodi. Issand, kui kurb. Ei, no võib-olla, tõesti, ma ei salga, võib-olla on mingi tšakrad kinni, on ju, et vaata, on selle teitimisega, on ju, et noh, vaata, ei tea. Mul oli massööriga samasugune lugu, läksin mängima tennist, tõmbasin jala ära ja siis ta ajas mulle käe mootorisse, mõtlesin, mul on jalg haige. Ma olen teda 5 aastat näinud ja siis ta küsis, et kas mul on vaja õnnelikku lõppu ja äkki ikka nagu kompaks rindu, äkki on tükid sees, mõtlesin, et ei, mul on jalg haige. Ja kõik need 5 aastat, mis ma olin seal käinud, äkki ta avastas, et mul on mingisugused huvitavad õnarused, kuhu saab sõrmi panna. Aga järsku ta vaatas, et sul on natuke kurvasti lood. No, et mul mõtlesin, jala venitsin välja, siis mul on orgasmi vaja. Ei, see on tore. Ma arvan, et kõiki neid asju ei tasu nii tõsiselt võtta, et selles mõttes, et noh, kui ongi sellised inimesed, siis ju, noh, et sa ei ole ju ära tinistatud, sa võid ju alati sealt siis püsti tõusta. Ei, selge see. Ei, nagu sa oled abitus olukorras, paljas kõhulimaad. Noh, vaata, mangi situatsioonis on ju, naised käisid, tahtsid seda
tähtkuju kaarti endale ja siis muudkui käis üks kabistamine ja kummardamine, on ju, et noh, vaata, et see on see, et mul on kahju, et mõned nooremad võib-olla neiud või sellised natuke ebakindlamad naised lähevad selle lõksu ja nad ei ütle ei kohe ja ei lähe minema ja vot noh, et siin ongi see, et kuidas nagu sellised inimesed saavad tegutseda. sa tahaks nad kõik ära tühistada. Kuidas neid peatada, noh. Jah, aga üks käib edasi massaažis, on blackout'is, noh, ma ei tea. Ta ei mäleta lihtsalt. ma ei mäleta mitte midagi, mis seal toimub, aga põhiline on see, et ma tulen alati 10 aastat nooremana sealt välja. Tulemus on kõige olulisem, päriselt ka. Ma ei tea, mis ta teeb, vahel ta on niimoodi seal mu kohal, et ta ei tee mitte midagi. Ja siis mul on selline tunne, et kas ta magab või, et kas ta on väsinud või, nagu lihtsalt on niimoodi seal kõigub seal, et aga... See on mingi tantramassöör. Ei, ta ei ole tantramassöör, aga samas, vaata, ma ei käiks seal, kui ma ei tunneks, et ma olen sealt abi saanud. Et ju siis on, ja nii kaugele ei ole läinud, me ei ole astunud seal vahekorda, ta ei ole puudutanud mu mingisuguseid, nii palju kui ma ise mäletan mingid kohti seal. See tuletab meelde, et seksisid möödunud neljapäeval kahju küll orgasmi ei saanud. Ei ole, las ole, mis ma olen nii vana, las teevad, mis tahavad. Ei ole midagi hullu, et kõigest saab, huumoriga saab üle, et ma teen tegelikult temaga ka vahel selliseid nalja, ta kutsub mind devuškaks ja всегда молодая ja bla ja las ta olla, noh, see, mind sellised asjad ei eri. Ma närin kuidagi läbi pahatahtliku inimese ja siis sellise inimese, kes on nagu ohutu inimene. Et ma kuidagi selle ikkagi tunnetan ära, et noh, nii palju kogemust mul elu jooksul on tulnud ikkagi. Et ma saan aru, et Anu hakkab andma Reedule nüüd nagu neid tunde, kuidas ennast kehtestada massööride puhul. Kus juures on öeldud tegelikult, et naised peaksid käima meesmassööride juures ja mehed peaksid käima naiste juures. Et siis on yin-yang paigas, vaat nii. Ja see, et sa käid naiste juures... No, see tundub turvalisem nagu mõnes mõttes, noh, ma ei tea, noh, kuidas sul. No aga Anu, kõik need aastad, kui sa oled seda esoteeria saadet teinud, et kas ei ole pannud sind mõtlema erinevatele teemadele, et sa oleks ise tahtnud hakata kedagi kätega ravima või mõjutama või... Ei, sa mõtled puuduta mind saateid. Ei, kindlasti ma loen hästi palju ja paremini inimesi, see on küll tõsi. Et mul on tundlad on nii... hergad, et ma nagu selekteerin välja inimesi, kellega koos mul on tore olla ja kellega mul ei ole nii väga tore olla. Aga täna mul on nagu julgust nagu nendega mitte suhelda ja nendele mitte pugeda. Ja neid nagu kuidagi, ma isegi ei oska öelda, neile meele järgi olla, et ma võin nad kõrvale lükata. Et kõik need inimesed, kellega ma täna ei suhtle, need võivad arvestada sellega, et nad ei meeldi mulle. Nii lihtne see ongi. Aga sa ise ennustaja juures oled käinud, kunagi nooruses kas või? Ja ma väga kahetsen seda, sellepärast, et nad on öelnud mingeid selliseid asju, mis on jäänud kripeldama, mis on läinud ka täppi. Ja ma olen seda ka oma podcastis varem öelnud, et kõige jubedamaid kogemusi oli minu jaoks, issand jälle ma kordan seda vana lugu, paljud on seda kuulnud võib-olla isegi, et me tegime seda saadet Kodukäijad ja läksime ühel aasta vahetusel, siis tegime sellise toreda saate, siis Merlin Kerro juures kuulus nõid ja mõtlesime, et ihihi, jõime seal šampanjat ka, olime ümber laua seal, Raul Vaiksoo, Mart Juur, mina ja siis kogu võttemeeskond ja siis järsku kõik ütlesid, no ja siis nagu võiksime siis ennustada kõigile nagu meile siis ka siin tulevikku. Ja palun väga, Merlin Kerro võttis kohe krahmas üle laua minu käe ja plaks, ütles mulle ära surmadaatumid, kuradi, millesse ma suren, oota 3 asja oli ja siis me olime kõik seal niimoodi. Ta oli totaalne vaikus, võttemeeskond, kõik, Mart Juur muidugi, kes pidi ka kõigile meile pidi ennustatama. Kõik tõmbasid oma käed ära loomulikult. Ma olin nagu idioot seal, ma tean täpselt, millal ma suren. Ja kõige õudsem oli see, et ma tuletasin Merlinile meelde, et kuule, et ta seal Venemaa selgeltnägijate tuleproovis ju tegelikult sa ennustasid endale ka. Ta pidi surema 72-aastaselt ja ta pani ka kuupäeva seal ise nagu seal saates paika. Ja ta ütles, et jaa, see ei ole minu jaoks probleem. Ma ütlesin, minu jaoks oli see väga õudne praegu.
ta ütles, et aga ise sa ju tahtsid. Noh, miks sa küsid selliseid asju, mida sa tahad? Ja ma võin teile väga ausalt praegu öelda, et ega mul palju ei ole jäänud. Nii et mul ei ole vahet. Oota, teeme veel ühe šampanja lahti selle. Kui juba, siis võib minna nagu pidupilves. Ennustajatest rääkides jah, et ma ei soovita selliseid asju teha, et see ei ole... Alati on ka variant, et sa ei usu seda, mida öeldakse. Ei, ja siis tuli Ants Rootslane, kellele ma rääkisin selle südamest rääkisin selle loo ära, pisar silmi, ja siis tema võttis selle needuse minult maha ja ütles, et sa sured 90-aastaselt. Aitäh! Kõik on usu küsimus ikkagi lõppude lõpuks. Nii et elu on põnev ja elu on tore ja mõelge alati niimoodi, et võib-olla tõesti teil on jäänud siin 10 aastat või ma ei tea, kellel 5 aastat, 15 aastat, 20 aastat. Kurat, eladke siis seda, kui ma teaksin, et ma suren 2 aasta pärast ära, mida ma teen? Kurat, ma võtaks mingi metsiku pangalaenu raisk. Kurat, ma võtaks kõik. Ma loodan, et siin ei ole pangatöötajaid. Pangakontorid ei oota mind ja laristaks lihtsalt täiesti süüdimatult kõik maha. Jääks igale poole võlgu, täiega. Siia ka, tooge šampanjat juurde. Ma maksan 2 aasta pärast. Ma pean segama su rõõmu, kas ei ole nii, et lapsed pärast saavad need võlad endal? Ei saa, kui nad ei võta seda pärimust. Mul lastel raha küll, nendel ei ole vaja midagi. Ühesõnaga, et kui te teaksite, et te surete aasta pärast, siis mida te teeksite? Te annaksite ju täiega tuld. Ehk siis vaadake mind, kui te näete, et mu elu läheb veel pöörasemaks ja ma hakkan nagu täie rauaga panen nagu laksan, siis tähendab, et surm on lähedal. Sa oled terve elu niimoodi elanud ja nüüd sa räägid, et surm on lähedal ja sa teed seda kõike selle pärast nii. See ei ole ju nii. Mida sa tegid 20 aastat tagasi? Mida sa tegid 10 aastat tagasi? No siis ma olin naiivne, aga praegu on nagu on. Mitte midagi ei ole muutunud ju. Et ühesõnaga jah, elu on tegelikult lihtne ja ei tasu üle muretseda. See on see sõnum ja moto. Äkki sina tahtsid midagi välja loosida? Wow. Sest meil on kingitusi ju terve hunnik. Nii. Siin on nüüd küsimused. Kellele? Mina ei vasta ühelegi. Sina esitad küsimused ja 5 vastajat saavad endale auhinnad. Nii. Aga kus on mikrofon saalis? Need on siis Kissmedi poolt, mis sisaldavad väga palju häid vitamiine. Oota, toidulisandid mingid või? Ma ei tea, Kissmed, see oli ju šokolaad varem. Okei, nii. Võib-olla on ta muutunud midagi. Nii. Aga sina nüüd küsigi. Noh. Mida ma ei... Okei, nii. Kui sa saaksid terve elu süüa ainult ühte vitamiini, milline see oleks? Kõigepealt vastad sina ja siis vastab keegi publikust. Üks vitamiin. Jah, üks vitamiin. Sest ma tean, sa sööd päris palju vitamiine. No seeni sööd siin. No seen. Seene vitamiinid on olemas. Ja, on küll, jah. Aga kas need on veel... Ma söön reišit, ma söön... Ühe pidid valima. No ma võtan selle sama reišis. Reiši. Jah. Iga päev siis sööd. Ma söön nagu nii seda iga päev. Tinktuur või seen või... Need on nagu... Krõbistan seeni iga päev. Need nagu kuivatatud või? Ma tahan detaile teada, ma teen ju researchi. Ma tahan ka sama... Ma ütlesin reisiseened, nii. Edasi. Nii, aga nüüd publikust küsime. Ja kus on mikrofon, et saaks vastata? Mikrofon on seal. Kes julgeb öelda, mis vitamiine ta sööb? Seal on käsi püsti, jaa. D-vitamiini. Vaat seda vist igal eestlasel on nagu elu lõpuni puudu. D-vitamiin on kogu aeg puudu kõigil meil eestlastel. Meil on palju asju puudu, mõistust on ka puudu. Meie keeles on puudu tulevik ja sugu. Aga veel, kas keegi julgeb veel öelda? Nii, siin. Siin taga oli üleval või? C-vitamiini. Aga öelge kõva häälega, me ei jookse mikrofoniga kogu aeg. C-vitamiini. C-vitamiini, just viiruste hooajal, eks ole, see on väga kasulik. Nii. Ma loodan, et seda juba ei öeldud, aga tsink. Tsink on samuti viiruste ja tsink aitab ka magusaisu puhul. 2 veel. Üleval keegi oli, Q10 vananemise vastu. See on midagi meil. Antioksüdant. Nii. Ja üks veel. Seal. A-vitamiin, retinool. Siin oli ka üks.
seda on Aga väga juba hea läks nii mööda. kreemides näonahale kanda kui ka siis sisse süüa. Ja hiljuti ma nägin kusjuures ühe hästi ägeda retsepti Instagramis, et A-vitamiini sa saad ka retinooli saad nii, et sa teed endale porgandisalati nagu hapendad ära, ta on nagu Korea salat ja võt tegelikult sealt sa saad väga palju A-vitamiini. See on väga tore, et Anu on legaliseerinud vitamiinid, sest minu arvates erinevalt Tervise Arengu Instituudist Anu julgeb öelda, et ta võtab vitamiine, iga kord perearstid helistavad ja ütlevad, Anu, söö korralikult ära, söö vitamiine. Noh, oleks toit nii korralik, on ju. No mis on järgmine küsimus? Aga järgmine küsimus on, kui tervis ja ilu oleksid supervõimed, siis millise väe sa endale valiksid? Ühe saab valida kahest või? Tervis ja ilu, et kas oleksid pigem terve või ilus. Minu meelest need käivad nagu käsikäes natuke, aga... Küsitakse, kumba oleks terve või ilus? Jaana, kes sina tegid need küsimused või kes tegi? Ei, nad inimesed tegid. Aga kes saab publikust vastata? Loomulikult ma oleks ilus. Sitta see tervis. No, ütleme nii, et tänapäeva ühiskonnas ma pean nõustuma, sest isegi tööintervjuul vaadatakse välimust pigem. Ma olen saanud aru. Mitte keegi käsi sul digiloos välja võtad. Et see välimus on nii kuidagi primaarne ja siis kõik muu on nagu sekundaarne. Okei, nii, aga mis see, kes see saab auhinna? Jaa, et kes valiks pigem tervise, siis saab kes valib tervise, tõstavad käe. Aga see on teist kord... Siin tahab keegi auhinda. No muidugi nagu nii juba kena näeb välja, siis võib tervist ka... Kui sa ilus nagu nii oled, et siis... Nii, edasi. Lähme edasi. Ulakas kaunitar on seal, neil on väga vahva roosiratas ka. Ja seal siis, ütleme, Piret, sina pidid rääkima tegelikult meile ühe kogemuse ka ära, mis on siis, just oli Ulaka poega seoses mina sattusin, kuigi ka meie vanuses inimesed ju abielluvad, eks ole, sattusin tüdrukute õhtule, tüdrukute õhtu pidaja daam oli ikkagi viljakas east, tal oli vähemalt 3 last, kui mitte rohkem, ja siis mingil hetkel seal pakuti erinevaid tooteid ja prouad, kes olid 40+ vanuses, nende kõige suurem mure oli see, kas need vidinad töötavad akudega või patareidega. Sest akusid saab ju uuesti laadida, aga patareid saavad kogu aeg tühjaks. Ja siis see vaene 18-aastane teenindaja oli sügavalt mures, sest ta ei olnud sellise sihtgrupiga ennem kokku puutunud, kellel on vaja akudega sellist väikest riistvara. Aga prouad olid nagu siiralt mures, et see oli väga tore tüdrukute õhtu. Nii. Ja nüüd sina... Võitja on? Ei, sa pead küsima nüüd küsimuse... kõigepealt ise vastama ka. Millal oli viimane milline on sinu kõige selline meeldejäävam deitimise kogemus? Kas sul oli see, sa võid rääkida ühe positiivse, ühe negatiivse? Nii. Mis asja? Sellised küsimused on. No, ma ei mõtle välja. Positiivne ja negatiivne deitimise. No üks positiivne, üks negatiivne. Kuule, räägi sellest varbalutsutajast. Mis asjast? Varbalutsutajast. See oli väga meeldiv. Ei, mul oli soomlane, jälle soomlane, nagu ma ütlesin, ühe soomlasel oli varba imemise fetiš, väga tore, väga kuulus rockstar, imes varbaid. Anu pidi osalema muusikavideos. Ma ütleks, et see oleks ebameeldiv olnud. Ja ma olin ühes muusikavideos ja mulle tundus, et ta vihkab nagu naisi, sest ta ignoreeris terve selle võtta ja see oli alles paar aastat tagasi, mõelge, Head on Spaas veel, kus juures tegime seda videot. Ja kogu aeg ignoreeris ja siis lõpus tegime veel mingisuguse viimase shooti. Ma pidin siis selle bändi liikmete nagu sülle viskuma seal niimoodi. Ja siis võtsin saapad jalast ära. Ise mõtlen, et issand jumal, võtsin sokid ka ära, terve päev, võttepäev, mul olid mingid nahkpüksid veel kogu aeg jalas olnud. Mõtlesin, kuidas see higi on voolanud sinna saabastesse ja kuidas mu varbad kõik on selle higi lõhnaga koos ja võtan need saapad ära ja siis viskan ennast sinna nende sülle pikali ja siis järsku tunnen, kuidas nagu varbad lähevad läbi märjaks. Mis asja? Niimoodi, ise olen pikali niimoodi seal
kiikan, vaatan, varbad on seal kellelgi suus ja kurgus ja ta lihtsalt imes neid varbaid ja siis ma mõtlesin, no mida ma oskan öelda, see oli nii meeldiv kui ka ebameeldiv. Ma ütleks, et see oli üllatav, jumalik, issand jumal, keegi suudab veel mind üllatada nagu, igasuguseid toredaid asju on tehtud elus, aga see oli tõesti. Ja siis sealt meil hakkas jutt voolama, siis me saime sõpradeks. Me oleme sõbrad. Aga keegi julgeb rääkida oma, ma arvan, positiivse kogemuse ikka. Kes räägiks oma positiivse kogemuse? Teitimisest. Kas keegi käib kohtingul üldse tänapäeval, ma ei tea? Ei käi. Ei, mismoodi see käib siis? Oi, taga on käsi püsti, valgest bluusist prillidega, leti juures. Ta võttis prillid ära. Ta ei taha rääkidagi. Räägib, tahab. Tervist. Ma ei tea, kas võib natuke reklaami teha, aga tegemist on, käisin kunagi Epp Kärsini koolitusel. Ja ma tunnen seoses oma professionaaliga, ma olen Reiva disainer, tutvusin Epuga ilumessil. Ja sellest sai meie sõprus alguse, ta kinkis mulle, mulle tuleb nüüd erutusest meeldegi, ta kinkis mulle purgi kookosõli. Kookosõli, mul on ka see olnud, ma praatsin sellega. Mulle kinkis ka. See läks toidu tegemiseks. Ma otsin naabrile. Siis ma kasutasin seda kookosõli ühel tutvusel ja järgmine kohtumine selle noormehega oli siis, läksime sööma, võtsin kaasa ainult sellise pisikese ridiküli sinna järgmisele teidile, õhtusöögile. Ja tema esimene küsimus oli, et kas sul see purk on ikka kaasas? See Epu kookosõli purk siis. Imeline. Nii et läks asja ette. Ja rääkisin seda lugu ka Epule tagantjärgi, et kui sul on edaspidi koolitused, et sa võid sellist nagu reklaami siis teha, et see toode oli järelikult väga hea. Absoluutselt. Aga mul on kommentaar kohe, olen testinud ulakakaunitari mitte kookosõli, vaid seal on ikka sellised ained, mis on nagu vibratsiooniga ja nii edasi ja on juba advanced natukene. Vedel, vibraator. Oi, ära räägi, seal on ikka siuksed asjad, et ma testisin, leidsin mehe ka, kelle peal testida. No milleks see mees kui juba? See oli ka, see tagasiside oli väga hea, nii et hiljem, kes tahab spetsiaalselt veel neid täpseid nimesid teada, tulgu minu juurde, et olid väga head. Aga äkki kellelgi on veel hea kogemus? Kes julge? Nii. Kaks tükki veel. Teitimise kogemus. Ei ole. Keegi ei julge rääkida. Näiteks sõbrapäeval, et kas... Näed, seal on üks tütarlaps. Testis käe. Ikkagi naistepäev läheneb, ikkagi tuleb rääkida, nagu oleks naistepäev. Ma pigem räägin sellest, kuidas ei lähe nii hästi ja kuidas samamoodi oli siis väikene reis Taisse ja koos tšikkidega, et olid just lahku läinud 3 toredat tšikki, mina üks nendest ja sa ikka võtad kaasa mängu asju, siis sa lähed üksinda reisile, see on ikkagi 2+ nädalat ja nii ja nagu just, et nagu Piret rääkis, siis ega sa ei lae neid asju, nagu sa lähed, sa võtad selle sahtlist, mis sul on ja jumala okei. Ja siis ma leidsin ennast ühe korra Bangkokist, sealt Gay Districtist laadiat otsimas. Ja ma pean ütlema, et ma leidsin selle laadia, sest et need nagu lelotooted on ikkagi nagu üsna levinud, aga lihtsalt, et kui sabi vaja, sealt sa ikka leiad selle, et oma julgust lihtsalt ja siis me naerame siiamaani, et sellest on oma 5+ aastat möödas, aga me siiamaani naerame selle üle, et oli vaja. Nii väga. Nii, üks auhind on veel. Üks lugu veel. Õnnelik või õnnetud teit. Seal taga. Roosas kleidis. Jah, Roosamanna roosas kleidis. Ma olen Roosa Mannas, Roosa. Nii, minul on selline armastuslugu, et ma olin 15-16 aastane, kui mul oli esimene noormees. Siis meil oli 16 aastat pausi ja me juhuslikult saime uuesti tuttavaks ja me jätkasime sealt, kus meie armastuslugu tookord pooleli jäi. Kuna meil ei olnud mobiiltelefone, piipareid olid siis,
aga naised, mul on teile nüüd üks küsimus. Esimene maailmas naistepäev tähistati 29. veebruaril 1909 aastal. Ja mul on küsimus, millises linnas? Pariisis. Variant A on New York, variant B on Moskva ja variant C on Pariis. Pariis. Mis sina, Piret, vastad nüüd? Ma ei tohtinud vastata või? Ta pidi lugu rääkima, ma tahan, et ta nupul lõpuni räägib. Ja me oleme praegu, minu elukaaslase nimi on Jürgo, ja me oleme praegu endiselt koos ja juba 8 aastat. Et seda vist ei ole igale ühele, et esimene armastus võib tagasi tulla. Mul tuli ükskord nagu, mitte esimene nagu teine armastus, 3 korda tagasi, aga samamoodi ka läks. Et nagu võib nii ja no. Aga milline oli siis, kust sai alguse naistepäev tegelikult? Mis linnas? Ma ei pakugu 3. korda Pariisi, pakugu keegi teine veel. Õige vastus on New York. Vot nii. Ja teadmiseks siis Ulaka Kaunitari poolt on kõikidele osalejatele sooduskood Hea tüdruk, mis kehtib nädala lõpuni. Ja ma tõesti soovitan, seal on ka sellised feromoonidega parfüümid, mis reaalselt töötavad. Need meelitavad ligimehi. Koeri. Jälle, no oleme testinud. Koerad ka, aga mis nüüd, üks siis ega teist. On, Reidu piserdas endale peale, koerad jooksid. Ma testisin jah, aga pärast tuli mees ka, selles mõttes, mis seal on siis. Aga mis see sooduskood on, palju see on? Hea tüdruk, aga ma ei tea, mitu protsenti. 20%. Tubli 20%. Nii, aga nüüd, kui on küsimusi, siis võib veel küsida muidugi Ulaka Kaunitari tüdrukutelt. Ja praegu rohkem auhindu meil ei ole. Aga küsimusi võib ikka küsida. Küsimusi võib küsida. Et mikrofon liigub ringi. Kui kellegil on ja kui ei ole, siis hakkame jooma. Et kellel on küsimusi? Anu? Ei, minul ei ole. Anul ei ole küsimusi. Teile küsimusi. Nüüd tore, et te tulite täna siia, nii armas, et teid on nii palju siin. Ja issand, ma sain täna sellise kingituse, vaadake, mis mulle tuli. See ei ole hea, või see ei ole Ulakas Kaunitar. Lihtsalt selline väike üllatuskingitus tuli. Nii, sa võid video teha. Ja sellega tehakse niimoodi, et see on küll tort, aga... Kes teid siis sööb nüüd? I don't know. Et see on uus tava, et täna ei kingita enam inimestele sünnipäevaks torte, vaid võetakse selline buum, seda kutsutakse buumiks, siis sa lihtsalt lööd põmm ja... Ma ei tea, järsku see on tore, kui sa laste sünnipäeval seda teed näiteks, siis ma arvan, et elevust on hästi palju, sest lapsed jooksevad kõiki neid komme korjama ja ma eelmisel aastal, kus juures oma õe sünnipäeval tegin selle ja elevust oli väga palju, nii et milleks meile tort, me ei söö ju nagu nii. Halloo! Aga aitäh teile veel kord, et imetore, et te tulite. Et te toetasite meid, et me jõudsime 50. episoodini siis Hea tüdruk podcastiga ja ma ei tea, kas me paneme 100-ndani välja järsku või? 50. elu alles algab. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh! Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super